Kunstiosakonnast, kunstiosakonda soovitas mul katsetele minna minu ema, kes oli siis selle osakonna loomisest lugenud kusagil ajalehe kuulutuste rubriigis. Ja minu jaoks oli see suur kergendus. Konkursi kohta ma nagu väga hästi ei mäleta, aga kui kohale sain, siis juba nagu katsetel olid koos väga toredad inimesed. Ja kui saime sisse ja seltskond oli koos, siis see oli äraütlemata tore seltskond, sellepärast et kui ma keskkooli ajal olin olnud väga eraklik ja üksinda Annelinnas oma kunstiasja ajanud, siis Sütevakas järsku oli nii palju ühtmoodi mõtlevaid inimesi koos. Ja kõige imelikum oli see, et kõik need inimesed täiesti vabatahtlikult tegid kõiki asju koos. Ja isegi mitte niimoodi, et mida pidi tegema, vaid kui oli vähegi võimalik, siis kõik võtsid pintslid ette või läksid kusagile parki jalutama ja kõike tehti koos. Kuulati mingeid imelikke laule, imelikke loenguid. Kõik oli tohutult inspireeriv ja selline vaba õhkkond. Ja mulle tundus, et see oli enneolematult selline energiline ja tore aeg. Ja oli haruldane, et olid need õppejõud, kes kõik olid täiesti oma ala tipud, võiks öelda, et nad suutsid panna sellise tiimi kokku. Ja ma arvan, et see säde, mis sealt siis Sütevakast saadi, et see kestab tänapäevani ja kui me saame kokku, siis kahtlematult on see tundmine, et need on minu inimesed, on kogu aeg siis selle kooli nagu kaasas käinud, kuigi me vahepeal võib-olla pole 30 aastat üldse suhelnud. Aga sulle lähevad need inimesed kõik korda, sa tead, sa uurid, mis nad teevad. Nende kunst läheb sulle korda ja ma arvan, et selline punt üldse tekkis, see on harukordne ja mulle meeldib see, et see on nagu omas mõttes praegult ka täiesti salajane punt, kellest keegi mitte midagi ei tea. Ja see mulle meeldib selle juures ka.